Tervitus, sõbrad! Kirjutasin üsna hiljuti, üsna värskelt Tele2 blogis sellest, kuidas täiskasvanud ehk siis lapsevanemad ehk sina ja mina oleme saabuva ja kohe algava kooli ootuse ärevuses mures mitmete asjade üle. Eelkõige loomulikult seetõttu, et mobiiltelefonist on ühtäkki ja ootamatult kujunenud koolis omamoodi staatuse sümbol, mille järgi lapsed siis teineteise võimekust ja oma vanemate jõukust hindavad. Aga mind lolli. Käivitunud diskussiooni käigus selgus, et telefonid ei ole ammu enam need asjad, millega lapsed üksteist võrdlevad või mille abil teineteise võimeid hindavaid. Nüüd on selle asemele tekkinud või vähemalt tekkimas nutikellad. Ehk siis need toredad asjakesed, mida mitmed tehnoloogia hiiglased juba ammu toodavad. Niisiis, lisaks iPhone'ile tuleb sul osta ka oma lapsele Apple Watch, mis teatavasti on üsna kallis. Või kas ikka tuleb? Õnneks ei ole vaja tingimata lapsele Apple Watchi osta, sest kallite täiskasvanutele mõeldud nutikellade kõrval on tekkinud turule ka terve hulk spetsiaalselt lastele mõeldud nutikellasid, nagu näiteks see siin, inglise keeles Super G ehk eesti keeles Super G, mis põhimõtteliselt ajab asja ära, tähendab kõik olulisemad ja eriti lastele vajaminevad funktsioonid, kuid on võrreldes Apple ja Samsungi ja teiste tootjate täiskasvanutele mõeldud kelladega oluliselt odavam. Kõigepealt tuleb osta sellesse nutikella SIM-kaart, mobiilplaan ja panna see kella sisse ning seejärel paaritada kell oma, see tähendab täiskasvanu mobiiltelefoniga, sest selle kella eesmärk kõikide muude toredate asjade kõrval, nagu lapsega ühenduse hoidmine ja nii edasi, on jälgida, kus laps parajasti viibib. Ühesõnaga täiskasvanul peab olema oma lapse liikumiste ja olemiste kohta täpne informatsioon ja see Super G annab selle kohta väga head ülevaadet. Täiskasvanu ehk sinu ja minu pool on selles kommunikatsioonis aga tunduvalt täiuslikum. Mul on võimalik siin helistada, nagu näha, teha talle kõnesid, ta saab need telefoni peal vastu võtta, see tähendab laps. Mul on võimalik selle telefoni pealt talle sõnumeid saata, häälsõnumeid, vajutan siia, ütle midagi 1 ja 2 ja 3, mis sa seal teed, väikene Mirjam. Ja läheb teele, praegu ei õnnestunud see sõnumi salvestamine on mul väga hästi, aga põhimõtteliselt on aru saada, kuidas see lugu käib. Aga mis kõige tähtsam, mul õnnestub oma telefoni pealt vaadata, kus minu laps parajasti viibib. See on loomulikult kõige olulisem asi väikese lapse puhul. Täiskasvanu kellaga seda muidugi võrrelda ei saa. Apple Watch on ikka oluliselt võimekam, oluliselt kirkama displeiga ja tõenäoliselt ka võib-olla natukene moodsama disainiga, aga lapsele, ma arvan, et ajab selline asja ära küll. Siin on siis näha, põhimõtteliselt on siia võimalik lisada tõsi küll täiskasvanu telefoni kaudu kontaktid lapsele, siin on võimalik vaadata vestlusi, mõned mul siin on. Siin on vaadata võimalik siis ka sõnumeid, mida lapsele saab saata ja mingeid niisugused elementaarsemaid seadistusi või seadeid. Ehk siis, kui laps ikka tõepoolest jalgu trambib, kriiskab, karjub, põrandale viskub ja nõustub ja rahuldub ainult nutikellaga, siis õnneks ei ole sul vaja tingimata Apple Watchi osta. Piisab täiesti rahulikult sellisest lihtsast lastele mõeldud nutikellast, mis nagu öeldud, ajab olulisemad asjad ära, täidab tähtsamad funktsioonid, selle kaudu on võimalik lapsega kontakti hoida, tema asukohta jälgida ja nii edasi. Ainukene asi on siis tõesti see, et selles kellas peab olema omaette eraldi SIM koos mobiilse plaaniga. Aga see peab olema ka Apple Watchi puhul. Niisiis, head sõbrad, kes ei taha lapsele telefoni 1. septembri puhul osta, see võib ka rahulikult piirduda sellise kellaga.